tervist, minu nimi on Rauno. Olen tegelenud Forexiga juba 2 kuud, et päris nagu hullusti ka, aga see selleks. Ühesõnaga tahtsin näidata kiiresti, kuidas joonistada toetus- ja vastupanu tasemeid lihtsalt. No nii, hakkame siis pihta, ega siin midagi teha ei ole. Nii, kõigepealt, mis me näeme turu peal? Ma pean kasutama mingisugust noolt, et te saaks aru, mida ma mõtlen, kuna hiirt ei ole näha, muide, et pean, et see punkt, no, ütleme, et siis veel see punkt. Kasutame neid, joonistame siia trendjoone. Tegemist on siis ütleme nii, et teeme natuke seda ka ümber siin, kuna hiirt ei ole näha, nii et ma ei tea, miks teen teist korda seda videot, aga see selleks. Nii, mida rohkem punkte läbib, ehk siis 1, 2, 3, need nooled, punased nooled, mida rohkem punkte see turg nagu puudutab seda trendjoont, seda tugevam ta on. Et ühe joonistasime siia üles ja kuna me ei näe tulevikku, siis teise paneme täiesti alla sinna. Ise valite, kuhu panete, kas siia tippu või siia nii või panete nii. Tegelikult need on nagu mingisugused tsoonid nagu, noh, ma ei tea. Kuna nad kipuvad nagu vahest läbi liikuma, et noh, ma joonistan vahest neid kastikesi ka, no see selleks. Nii, hakkame siis edasi minema. Ja see alumine on siis praegu see alumine trendjoon, mis on siin, see on siis hetke turuseisuga on see vastupanu tase ja ülemine on siis toetustase. Aga kuna siin on nagu, ehk siin need küünlad, viimased küünlad, need küünlad on lõhkunud selle ülemise trendjoone, siis see muutub toetustasemeks ja tulevikus tuleb midagi ülevalt poolt vastupanu tase. Hakkame minema vaikselt. Turg liigub kindla suunaga ülesse. Me näeme, et siin on mingisugune vastupanu tase, alumine on siis toetustase. Vahest turg liigub tagasi, vahest mitte ja liigume edasi. See ülemine, kõige ülemine vastupanu taseme joon on lõhutud, ehk siis see joon on lõhutud turu poolt ja see muutub automaatselt toetustasemeks. See oli vastupanu tase ja liigume edasi turus. Nagu näete, tekkis siia kohe üles uus vastupanu tase ja alumine on siis toetustase. Päris tihti turg tuleb tagasi ja näete, puudutab seda toetustaset. Ehk siis idee on selles, et turg liigub nagu niimoodi. Noh, saate aru küll. Ja lõhutud on kõige ülemine vastupanu tase, muutub toetustasemeks. Need jooned võivad tulevikus kasuks tulla, aga eks me näeme seda. Nii, mis me näeme?
uus vastupanu tase. Ehk siis see kõige ülemine joon, ma näitan noolega ära, et kõik saaksid hästi aru. Nii. Et milleks need kasulikud on, kindlasti huvitab teid, on see, et päris paljud kauplejad kasutavad neid tsooni või tsoone või kuidas see eesti keeles on, ma ei teagi. Ja joonistavad veel niimoodi juurde, et siseneda kauplemisse. Aga lähme edasi. Samamoodi näete, turg liigub kindla suunaga ülesse ja liigub tagasi alla väga ilusti. See on täiuslik nagu trend selles suhtes. Et näitan teile ära ka, kus nagu ei ole eriti hea treidida. On oota. Et süükses turus on väga raske, et sisse-välja, et sa pead nagu näete isegi, et 1, 2, 3, 4, 5, 4 tundi, 20 tundi ja tuleb veel üks doji ja siis tuleb nii tugev küünal, et põhimõtteliselt ma ei, kui sind sees ei ole, et siis on nagu sinuga nagu kõik, et ta lööb su stopi välja niikuinii. See selleks. Nii, lähme edasi. Jälle kõige ülemine joon siis on lõhutud ja lähme edasi. Ja nagu näete, turg ilusti liigub üles ja liigub alla tagasi, toetab selle pealt ja liigub üles tagasi. Saab aru küll. Senikaua, kuni see saab nagu lõhutud. Et see on praegu toetustase, nüüd tekkis siia täiesti üles, tekkis uus vastupanu tase. Et see kõige ülemisest siis see alumine, eks see on siis toetustase alumine ja kõige ülemine on vastupanu tase. Liigume edasi. Ja sai lõhutud. Aga nagu ma ütlesin, need on tsoonid. Te võite oodata natuke, et ei ole vaja kiirustada oma treidimistega. Ja sai lõhutud. See joon on ebavajalik siin nüüd, kuna see sai ka lõhutud. Ja mis juhtus? See vana joon, mis me joonistasime, üks toetustase muutus vastupanu tasemeks ja turg liigub siis ütleme päev või 2 niimoodi põhimõtteliselt ei ole mingit kindlat suunda, kuna see toetustase on päris tugev. Ja mis tegi turg? Hiljem liikus üles tagasi väga ilusti. Ja mida me näeme? Vastupanu tase, väga tugev, 2 puudet, see on väga kindel märk selleks, et turg võib hakata liikuma ja kuna vastupidises suunas ja kuna siin on väga tugev liikumine, kohe näitan kus, siin on väga tugev liikumine, siis tulevikus võite näha kindlasti, et turg liigub alla tagasi. Toetustase. Nii. Siin on kinnitus, et see sai lõhutud jälle. Turg liikus kindla suunalt siia, hopp, ilusti ja liikus tagasi. Ehk siis sellest tsoonist ta ei suutnud ikkagi läbi murda. Ja liikus jälle üles. Ei ole midagi teha.
turg liigub edasi, nii, nüüd tekkis uus vastupanu tase. Et kindlasti peate silmas pidama, et turg ei liigu alati nii pikalt ühes suunas, et ta võib kindlasti muuta suunda. Nii, nüüd me näeme tugevat liikumist alla. Tugev liikumine alla, see on indikaator võimalik, turg hakkab muutma suunda. Tuli tagasi ja toetustaseme peale, liikus tagasi ülesse. Ja kuna, mida me näeme siin, me näeme seda, et hind ei taha hästi edasi liikuda. Ja kuna ta on päris lähedal tegelikult sellele nii nimetatud vastupanu tasemele, me peame jälgima, mida turg teeb kindlasti edasi. Ja turg muutis suunda. Ehk siis see vastupanu tase muutub, siis nüüd peaks olema toetustase. Ja 2 puudet üleval ja turg liikus alla väga tugevalt, et mina oleks selle võtnud, selle treidi kindlasti. Ja mis meil juhtus siin? Mida me näeme? Turg liikus alla siit niimoodi väga tugevalt, lõhkus selle joone toetustaseme ehk siis nüüd ta peaks olema vastupanu tase ja turg liikus alla ja puutus korra seda uuesti ja turg liikus tagasi alla. Et nii teeb turg päris tihti, kui ta nüüd hakkate tagant vaatama, siis ta näete igal pool neid siukseid liikumisi ja turg liikus väga tugevalt, lõhkus selle joone ka. See ei ole enam nagu vajalik joon järelikult. Ja mida me näeme? Ikkagi oli vajalik joon, jah. Et noh, vahest juhtub niimoodi, et see oli vist kuskil siin, jah. Väga ilusti tuleb tagasi, põrkab selle pealt 2 korda ja alla tagasi. Väga ilusti. Et turg pidevalt teeb tegelikult seda, et ma ei tea, mida teie näete seal. Mina näen kogu aeg siukseid asju. Ja hind tuleb tagasi, toetab seda toetustasemet, ehk siis see alumine, kõige alumine joon. See on siis vastupanu tase ja see on toetustase. Hind tuleb tagasi ja toetab selle pealt ja liigub alla. Ja siis vastupanu tase jälle aktiveerub ja hind lihtsalt lõhkus nüüd siin, jah. Aga see on jälle, peate silmas pidama, et need on tsoonid, need ei ole kindlad indikaatorid, et nüüd ma müün. Või nii edasi. Eks te ise vaatate, küünlaid kindlasti jälgige. Et hind siin ei ole otsustanud. Nüüd ta otsustas, et natuke liikus jälle alla tagasi. Ja võite siia tegelikult veel isegi natuke liigutada seda nii siia kohta ja seda kastikest ka natuke liigutada. Okei. Niimoodi saate joonistada neid toetusvastupanu tasemeid. Selge, ma loodan, et saite must ikka aru. Üritan veel mingisugused videosid kokku panna, anda oma panus Eestisse ja head kauplemist.